tere kõigile, mina olen Palle ja see on Sadama üürimaja. Kuna ma olen viimase 6 aja jooksul saanud siin minu arust vist 4 tuuri teha tuttavatele või lihtsalt külalistele, kes on käinud uudistamas, siis ma mõtlesin, et ma teen nüüd kõigile ühe tuuri ja vaatame natukene lähemalt seda maja. Hiiumaal on sellest majast kindlasti paljud kuulnud, aga vaatame ka maja taha, vaatame ka majja sisse ja vaatame, milline ta välja näeb. Ja alustuseks lähme vaatame maja ümbrust. Aadress on siis Sadama tee 6. Siin on parkla ja parkida võib ka siin. Vähemalt siiani ei ole keegi öelnud, et ei tohiks. Maja näeb siit nurga alt välja selline. Majas on kokku 23 korterit ja nende hulgas on siis ühetoalised, kahetoalised, kolmetoalised ja 1 4-toaline korter. Paljudel korteritel on ka terrassid ja rõdud. Lähme kohe vaatame siia poole ümber nurga. Siin on naabermaja. Seal on meri. See peaks olema siis maja idapoolne külg, kui ma õigesti praegu ilmakaari hindan. Nüüd on näha ka rõdud. Ja 3. korruse korteritel on siis katusaknad. Neid ma ei saa hetkel siit nurga alt näidata. See on siis peauks ja siin hoitakse ka jalgrattaid saab hoida ka seal sees ja siia siis mingil hetkel peaks tulema parkla, õige pinnasega parkla. Siin on ka üks keelumärk, aga ma pole päris täpselt aru saanud, aga võib-olla see on sellepärast, et see aste siin on suhteliselt järsk madala auto jaoks võib-olla. See on prügimaja. Vaatame maja siit poolt ka, need katusaknad paistavad. Vaatame prügimajja sisse ka korra. Pole just väga põnev, aga kui juba tuuri tegemiseks läks. Siin on siis pakendid, segaolme ja biolagunev. Lähme edasi, vaatame seda maja lõunapoolset külge ka. Nii, see on siis maja lõunapoolne külg. On ka kortereid, millel on 2 nii-öelda akent, mis on kasutatavad ka uksena. Näiteks see ja see. Ja ongi väljaspoolt ring peal. Lähme vaatame sisse ka. Kusjuures selline huvitav tähelepanek minu poolt, et mul on allkirjastatud leping, kus on kirjas, et majas võib pildistada ja filmida. Et ma olen pidanud sellega elanikuna nõus olema ja seetõttu kasutan ma ka võimalust ise filmida, sellepärast, et see on täiesti legaalne. Nii, ja kohe astume sisse ja vaatame üle kõigepealt 1. korruse trepikoja ja koridori. Siis lähme vaatame 2. korrust ja siis lähme vaatame 3. korrust. Eks nad on sarnased, midagi erilist näha pole, inimestele tuppa ma ronida ei saa, aga ühte tuppa me siiski kohe lähme. Siin on siis vannituba, mis sisaldab endas valamukappi, dušinurka, WC-potti. Pesumasin peab endal olema. Ma hetkel filmimiseks mingit eraldi ettevalmistust ei teinud, nii nagu me siin sees elame, nii ta on. Siin on 1 tuba. Siit saab õue ka. Siin on nii-öelda elutuba. Ja siin on veel 1 tuba, aga see on asju paksult täis ja seda ma ei näita. Ühesõnaga, korterites on siis niimoodi. Köök on sees, pliit, ahi ja nõudepesumasin. Vannidu asjad ma juba näitasin. Ülejäänud sisustus peab endal olema kahjuks kaasas. Või võib-olla mõne jaoks on see õnneks. Enne juba õue poolt käisime, lähme siit poolt ka korraks. Ja siin me jälle oleme. Ühesõnaga,
video mõte oli lihtsalt teha väike tuur, kuna inimesed on käinud siin ise uudistamas, uus maja ikkagi Kõrgessaares. Kui seda vaatab keegi mandrilt, siis tegu on Hiiumaal Kõrgessaares paikneva üürimajaga. Minu poolt praegu tšau ja teinekord jätkame.